Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tõuseme, et kuulda tänast jutluse teksti kirikukalendri järgi. See on Hebrea kirja 11. peatüki algusest. Loen 10 salmi. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andi ta kohta tunnistuse. Ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sellesama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Aamen. Istuge palun. Ühel sügishommikul seisis inimene autoga udusel platsil. Oli udu, ei olnud näha, ei olnud võimalik näha, kuhu sõita, kuidas sõita. Ja kui auto oli juba teele sõitmas, sihtpunkti veel ei olnud, võttis see inimene välja kaardirakenduse, mis näitas talle teed, kuigi silm ei seletanud kaugemale 20 meetrist. Midagi sarnast, see on küll väga lihtne näide, aga midagi sarnast on inimese elus, kes on usklik inimene. Tema südames on olemas suurem pilt elust, tema eluolukorrast, suhetest, kõik see, mis ümberringi toimub, eesmärkidest. Inimene näeb Jumala silme läbi. Kui kaardirakendus näitab meile teed, lihtsalt see rakendus on seal olemas ja koha peal me läbi udu ei näe, aga uskliku inimese südames on Jumal ise, püha vaim elab inimeses, kelle läbi inimene tunneb ära tõe. Ja Jumal näitab tegelikult, ilmutab ühel või teisel moel väikeste märkide kaudu ennast inimesele ka erinevatel eluhetkedel, kui inimene on teel, aga inimene võib näha teekonda ja mitte ainult teekonda, vaid ta teab, kuhu ta välja jõudma peab. Jumal näitab seda inimesele, kui me tunneme Issandat, kui me tunneme tema sõna, kui me palvetame, kui meil on osadus Jumalaga. See inimene, kes edasi sõitis, tõesti tema jaoks oli vaja ühte usaldada seda, mis oli antud, isegi siis, kui selles autosõidus seal lõppu ei paistnud. Me lugesime Hebrea kirjast, et usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Öelge mulle, mis pärast siis meil nii tihti on elus, et meie peame tõenduse saama kuidagi teistmoodi.
Nii paljud inimesed ütlevad, Jumal, tule, näita ennast nähtavalt mulle. No küll ma siis usun. Tee midagi sellist, mille järgi ma saan öelda, et jah, sa oled tõeline ja nüüd ma alles usun. Kui raske on inimese teekond Jumala juurde, sest et me peame õppima Jumalat usaldama. Tänane kirjakoht Hebrea kirjas ei kirjelda usku kui tuju, ei kirjelda usku kui sisemist vaprust, ei kirjelda usku kui sellist, et kohe peab silmadega nägema inimene, et siis ta hakkab midagi mõistma ja aru saama. Pigem tänane kirjakoht kirjeldab usku kui haaret, mis on kinni haaranud Jumala tõotustest. Usk ise ei loo tõotust, vaid usk haarab kinni sellest, mida Jumal juba on tõotanud. Ja neid tõotusi on mitmeid pühakirjas. Tõotus, et Kristuse läbi on pääste, et tema on tee ja tõde ja elu, et issand on nõnda maailma armastanud, et ta ainusündinud poja on andnud. Ja neid tõotusi on mitmeid peale kesksete tõotuste. Kristlaste usul on nimi ja sisu. Jumala arm Kristuses Jeesuses. Ja küllap selle teekonna keerulisus, mis uskliku inimese tee alguses on, et see keerulisus seisneb selles, et üks asi meil on keeruline mõista. Jumalat, kes on suurem meie arusaamistest. Aga teine asi on keeruline on olla konkreetne. Ja pääste ongi Jeesuses Kristuses. Mida see tähendab? Miks elav issand oma plaani teostas just Jeesuse läbi? Mida see minu jaoks tähendab? Mida see Jumala kohta ütleb? Ja kui inimese usu silmad avanevad, mida Jumal teeb, inimene saab kingitusena vastu võtta Kristuse pääste, kui ta tunneb ära reaalsuse, mida Jumal ilmutab. Et päästeplaan on olemas, et teekond on olemas, et selle elu mõte on olemas Kristuse läbi, isegi siis, kui meid tabavad kannatused, kui maailm on rahutu, kui on erinevad rahutuse sõnumid ümber ringi. Meie elu eesmärk ei seisne ainult vahemikus, mis on sündimise ja siin maailmas suremise vahel, vaid elu mõte on suurem sellest. Meie lõppeesmärk on kaugemal kui elu ja surma piir. Jumal on sellest rääkinud oma sõnas. Augsburgi usutunnistus ütleb ka otse, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, kui ta usub, et talle antakse patud andeks Kristuse pärast. Meile antakse andeks see olukord, mis meil on. Et me oleme lahus, ilma Jeesuseta me oleme lahus Jumalast. Ükskõik, kui palju inimene endast arvab, et jah, ei ole kedagi tapnud, jah, seal ei tea mida halba teinud. Ma olen üldiselt hea inimene, aga Jumala mõõdupuu järgi, selle mõõdupuu järgi, mis on taevalik, mis on taevane mõõdupuu, täiuslikkus. Me keegi ei ulatu selleni omast jõust, mitte keegi meist. Tänases kirjakohas, nendes 3 esimeses salmis, kus räägitakse usust, et see on loodetava tõelisus, kus räägitakse sellest, et me teame, et Jumal on loonud, maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, et Jumal on loonud maailma ja et nägematust on sündinud nähtav, et see on kõigest algus ju, aga siin pannakse alus, Jumala sõna on kindlam kui nähtav maailm. Kas oled selle peale mõelnud, kui sa võtad pühakirja kätte, et see võib olla midagi veel kindlamat kui see maailm, mida me näeme? Et midagi enamat on olemas, kui ainult aparaadid suudavad mõõta ümber ringi. Maailm ise on sündinud Jumala käsust. Järelikult ei pea usk otsima Jumalat
ainult selle järgi, mis parasjagu silma tuleb, mis parasjagu kõrvadesse tuleb, kuidas parasjagu me tunneme. Salmid 4-7 täna lugesime, mis kõnelesid erinevate inimeste usust. Siin oli juttu Aabelist, Eenokist, Noast, räägiti Abrahamist. Usk tähendab Jumala poole pöördumist nii, nagu tema on end ilmutanud, ning elamist Jumala kartuses, elamist Jumala tundmises. See on meie jaoks läbikatsumise koht. Me arvame, et me tunneme Jumalat. Aga kui me mõtleme sellele, kui palju me sellest maailmast oleme läbi imbunud, mida me täpsemalt tarbime, missuguseid videosid me vaatame, mida me loeme, missugused vestlused on, siis me taipame tegelikult, et kui vähe meie elus on seda, mis on otseselt Jumalaga seotud. Kui palju me siis kuulutame Issandast, kui palju me ise otsime Issandat veelgi enam, peale selle, et me oleme päästetud Kristuses, et me ka muutuksime, et Jumal muudaks meie südameid ja me igatseksime seda veelgi suuremat lähedust Jumalaga, oma olemuse muutumist, mida saab Püha Vaim meie südames teha. See on ju usutee. See on usutee. Tänane kirjakoht rääkis ka Abrahamist, nagu ütlesin. Mis oli Abrahami eripära? Abrahami eripära oli see, et tema asus teele. Tema läks teele oma kodukohast, teadmata, kuhu ta täpselt läheb, et mis sellel teekonnal ees ootab. See teekond ei olnud tema ees selle tõttu, et tal oli hea plaan lihtsalt, vaid selle tõttu, et Jumal oli kutsunud. Ja see on nüüd suur erinevus, kas see, et meie teeme plaane, meie seame eesmärke, meie mõtleme, kuidas oma eesmärkideni jõuda. Aga see küsimus on teistpidi, mitte mis on meie eesmärk, vaid mis on Jumala eesmärk meie jaoks. Mida me teeme oma elus selleks, et Jumala eesmärk meie jaoks saaks täidetud. Et Jumala tahe sünniks meie eludes. Et lõpuks juhtuks nii, et ei oleks kogu aeg seda võitlus, mis on minu tahe, mis on Jumala tahe, mis on minu tahe, mis on Jumala tahe, vaid et Jumala tahe ja minu tahe läheksid üheks ja meie tahe joonduks Jumala tahte järgi. See ei olegi nõnda lihtne. No miks? Meil inimestel on raske seda teha. Meil on juba raske usaldada kedagi nii palju jäägitult, et me kogu oma elu usaldame tema kätte. Selline usaldus tähendab seda, et me teame siis täpselt ka, et me võime Jumalat usaldada, et Jumal on hea, et Jumal on armastus, et Jumal tahab meile parimat. Ja ka seda, et me tunneme ära oma uhkuse. Kui vähe tegelikult ju sõltub meist siin universumis. Me ei ole loonud seda maailma, me ei ole isegi aja üle valitsevad ju. Me saame mõjutada ainult hetke, mis meie praeguses elus on, mis on praegune hetk. Me ei saa mõjutada minevikku. Me ei tea täpselt, mida täpselt tulevik toob. See kõik on Jumala käes, kes on suurem kui aeg, ruum, kes on nii ajas kui ka väljaspool aega, kes valitseb kõige aja üle ja maailma üle. See julgus usaldada Jumalat. Ka siis, kui me kõike ei tea. Et usk ei ole see, et ma saan nüüd rohkem teada, no nüüd ma astun mingi sammu. Vaid kas sa oskad sammu astuda sellepärast, et sa usaldad Jumalat. Et Jumal tahab sulle parimat. Muidugi siin peab ka ära tundma, kus siis teada, mis on Jumala tahe. Kuidas palve ja sõna läbi me Jumalale lähemale võiksime kasvada. Aga see on teekond, kus usus saab
Usaldus ja usaldusest lõpuks ustavus. Abrahami elus see nii oli. Abraham läks, sest Jumal oli teda kutsunud. Ta elas tõotuse maal telkides. Ta elas nagu võõras. No miks? Sest ta ootas nii-öelda seda linna, nagu täna lugesime. Linna, mille alusmüürid on Jumala tehtud. See on uskliku inimese põhihoiak. Ehk siis, siin maailmas elatakse päriselt, tööd tehakse, peret hoitakse, kuid süda ei ole ankurdatud maiste asjade külge. Kristlane on teel olija, kelle sihtpunkt on Jumala juures, kelle lõplik kodu on Jumala juures. Mida tänasest tekstist kaasa võtta? Kõigepealt, kui me oleme täna siia tulnud, küllap Jumal on juhtinud meid ühel või teisel moel siia. Meie teekonnad on erinevad olnud. Kas me tahame Jumalast rohkem teada saada, kas me tahame, et meie suhe temaga lähedasem oleks. Võib-olla on keegi siin see, kes veel on teistsugusel teekonnal, kes võib-olla aimab midagi, aga ta otsib vastuseid. Võib-olla otsime lahendusi mingitele oma elu isiklikele küsimustele. Aga see on juba usu alge, kus usk otsib kohta, kuhu kinnituda. Jumala tõotuse juurde tulles. Tõotus, et Issand päästab meid evangeeliumi. Tõotus, et Issand päästab meid Jeesuse Kristuse läbi. Ja kui süda kõigub, ja seda on palju, seda ei ole ainult nendel inimestel, kes ei tunne Jumalat, vaid meil kõigil ka, kes käivad Jumalaga koos, meie süda kõigub tihti. Siis tuleks alustada mitte sellest, et oma tegevus peab väga kindel olema, vaid me alustame sellest, et tuleme Jumala sõna juurde. Võtame Jumala sõna enesesse. Kes on kunagi alustanud oma teekonda, on saanud ristitud, käinud leeris, eks ole. Saab tulla ka armulaua sakramendi juurde, ehk siis sinna, kus Issand ise annab ennast kätte. Ja muidugi, kui inimene ei ole ristitud, siis tuleks teha kõik selleks, et tuleks tulla ristimisele. Alles hiljuti oli mul vestlus inimesega, tegelikult see ei ole eriline, see on tavaline olukord, kus mul inimestega, kui tekib vestlus, inimesed ütlevad, aga küsivad nii, et kas kõik ei saagi päästetud? Mina mõtlesin, et kõik lähevad Jumala juurde, kui lähevad igavikku. Ja siis tuleb nendele seletada, et ei, inimese hing ilma evangeeliumita, ilma Kristuseta on lahus Jumalast. Alates sellest, kui Aadam ja Eeva pattu langesid, et me kõik oleme sündides lahus Issandast. Pühakiri ütleb, kõik on pattu teinud ja jäänud ilma Jumala aust. Ja siis on küsimus, aga mida siis teha tuleb, et ma saaksin Jumalaga taas osadusse. Siis siin ongi see, et me peame leidma Jeesuse Kristuse. Jeesus ütleb, kes usub ja ristitud, saab päästetud. Ehk siis tuleb uskuda. Kui ei usu, palume usku, Issand, aita mind minu uskmatuses. Ja kui natukenegi on juba taipamist Jumalast või see usaldus, et ja Issand, sina oled, sinu kätte tahan end anda, inimene saab ristitud. Ja siis see on juba usutee, kus inimese süda võib pärast muutuda koos Jumalaga käies, erinevaid raskusi elada Jumalaga koos käies, liikudes lõpptulemuse poole. Aga siis inimene ei ole enam raskes olukorras, kus patupalk, nagu öeldakse, on surm. Keegi ei taha seda kuulda. Miks räägitakse surmast? Miks räägitakse patust? Aga sellepärast, et ilma Kristuseta me oleme niivõrd raskes olukorras ja enamus inimestest meie ühiskonnas, meie ümber ei teagi seda. Aga kes taipab? Ta saab tulla Jeesuse juurde. Ta saab võtta Kristuse oma südamesse vastu. Ta saab uskuda sellesse plaani, mida Jumal on andnud. Ja siis ta saab ka kinnitusi oma elus,
kuidas Jumal tegutseb, kuidas Jumal näitab teed, kuidas Jumal õnnistab, kuidas Jumal hoiab ja kuidas ta ka raskusest läbi laseb minna. Aga siis tuleb juba isiklik kogemus, mis isiklikud olukorrad, isiklik kogemus saab kinnitada meie usku. Ja armsad, et meie seda kogemust Jumalaga saaksime edasi anda paljudele teistele, kes meie ümber on, et ka teised leiaksid nii-öelda kinnituskoha issandas. Et nemadki võiksid olla seal, kus nad tunnevad ära Jumala tõotused. See on esiteks. Teiseks, elav usk teeb ka nähtava teo vastuseks Jumala armastusele. Siin on nähtav tegu. Elav usk, tegudega usk. Kui me oleme issanda vastu võtnud, tema pääste vastu võtnud, kui me usume, oleme ristitud, me saame vastata Jumala armule juba tegudega. See on see, mis paneb kristlast nüüd tegutsema. Tegema head siin maailmas, teenima ligimest, armastama ka vaenlast. Kuigi vaenlane võib väga halvasti käituda temaga, halba mõelda temast. Aga see ei puuduta enam raskelt südant, sest meid on enne Jumal armastanud. Oma jumaliku armastusega. Me oleme sellest kõigest osa saanud. Me saame armastada nüüd ka neid teisi inimesi, ka keerulisi inimesi siin maailmas. Ja nüüd mõtleme, mis on see armastuse samm meie elus. See võib olla üks väike kuulekas samm. Võib-olla on see andestus. Võib-olla on see palve, konkreetne palve, mis tuleb sinu südamesse. Võib-olla on see, et sa peaksid tõtt rääkima oma elus, tõe rääkimine. Võib-olla on see heldus, keegi vajab sinu abi. Need on need teod, mis ei osta Jumalat, vaid tunnistavad, et tõotust, Jumala tõotust on usaldatud. Ja armsad, kolmandaks, usk tõesti hoiab pilku lõpptulemusel. See on see, miks kristlane võib läbi selle maailma minna neid raskusi ja jamasid läbides. Me saame nii puudutatud, kui keegi meile liiga teeb. Me saame nii puudutatud, kui halvad uudised tulevad. Me saame nii puudutatud meie. Pangem tähele, see on Jumala vastane hoiak tegelikult, kus me paneme ennast keskpunkti. Aga sellest lahti laskmine on väga vabastav. See ei tähenda seda, et me ei hooliks. See ei tähenda seda, et me oma elus ei peaks midagi ära korraldama ja ustavalt oma ülesandeid täitma, vaid see tähendab seda, et sa saad usaldada Jumalat. Need asjad, mis su südames on, näiteks praegu, mis teevad sulle valu, mis teevad sulle segadust. Kuidas sa saaksid teha nii, et sa saaksid need asetada Kristuse risti alla? Issand, mina ei saa nende asjadega hakkama. Minul tuleb kusagil piir ette. Mina ei tea kõike sellest maailmast. Ma ei tea ka sinust veel kõike. Aga issand, ma igatsen sind. Ma tahan sind usaldada. Ja ma annan need asjad, mis mind vaevavad. Ma annan sinu hoolde, issand. Tule sina oma abiga. Tule sina oma lahendustega. Näita mulle teed. Anna mulle kindel alus, mis on sinus. Et ma tunneksin, et nähtamatu ei ole ebareaalne, vaid nähtamatu on see, mis jääb. Ja usk sinusse on see, mis lõpuks viib jääva tulemuseni. Niisiis, armsad, udu sees sõitja jõuab kohale lõpuks küll. Aga küsimus on ka selles, aga mis juhtub siis, kui sihtpunkt oli vale? Või nagu keegi küsis, või ütles hästi, et ronime redelist üles küll oma elus. Mis siis saab, kui redel on vale seina ääres? Mis siis, kui ühel hetkel selgub, et kõik see, mida meie muretsesime, kõik see, mille pärast me pingutasime, kõik see, mille pärast meie oma tahtmisi nii-öelda taga ajasime, et see kõik lõpuks viib tühja tulemuseni. Tee oli olemas.
GPS näitas, aga GPS vahel juhtub niiviisi, et sihtpunkt sai valesti pandud. Siis ta viib kusagile mujale. Sihtpunkt peab õige olema. Kristlase sihtpunkt on Issand ise, Jumal ise, ja Jumala juurde me tuleme Jeesuse Kristuse läbi. Nii on ka tänane kirjakoht andnud meile selle julgustuse, et me saame usaldada Issandat, ja usaldus ise ei raja linna seda kindlat paika, vaid jõuab linna poole. Meiegi jõuame Issanda linna poole. Me jõuame linna poole, mille Jumal ise on rajanud, aga mitte lihtsalt, et kunagi saab see teoks, vaid see on juba olemas, see linn. Me saame liikuda kindla sihtpunkti poole, usaldades Jumalat igal sammul oma elus. Ole sinagi julge. Otsi neid märke, mida Issand sulle annab, mis on sinu jaoks mõeldud. Võta pühakiri, uuri Jumala sõna, ole palves Issanda ees, et Issand näitaks sulle teed, et su süda rahu leiaks, ja kui sa ei tea, mida palvetada, võtad, et ei teagi, kuidas liikuda. See esimene asi, mida palub, on püha vaimu. Et Issand, anna meile püha vaimu. Oma püha vaimu, mis on rahu vaim, mis on sinu vaim, ja valgusta selliselt, Issand, minu südant. Tänu olgu sulle, Issand, et sa andsid Jeesuse Kristuse tänu selle võimaluse eest kõndida seda kindlat teed koos sinuga. Me täname sind pääste eest. Me täname sind lootuse eest. Tänu olgu Jumalale. Aamen.